16.–17. augustil toimusid siis Eestis maailmameistrivõistlused kündmises, mis on esimest korda selline üritus Eestis. Eesti võistkond on osalenud alates 89. aastast ja korraldasime siis maailmameistrivõistluse nüüd esimest korda. Siin osaleb siis praegult 25 riiki, 44 kündjat. Kündmisel on jagatud kahte klassi, tavaadrad ja pöördadrad, millest siis võistlejate jagunemine 20 ja 24. Ja mida võib öelda, et künni tase maailmas on ikkagi väga kõrge. Et kui tihti räägitakse, et võistluskünd ja argikünd erinevad väga palju või et need on sootuks kaks eri asja, siis minu jaoks nad ei ole kaks eri asja. Võistluskünnile pannakse lihtsalt argikünni elemendid üksteise järgi hästi tihedalt ritta ja seetõttu reguleeritakse kogu aeg atru. Ja see on vaataja jaoks tülikas ja ajakulukas võistlejale, aga väga vähe aega, väga kiire ja mis võib öelda, et see tase on väga kihvt, et me Eestis saame seda nüüd näha sellisel kujul. Tavakünni elemendid erinevad märksa pöördadra elementidest, et kui me muidu arvame, et pöördadraga küntakse lihtsalt põllu ühest servast teise, mitte midagi muutmata, siis siin me näeme, et pöördadrad teevad väga keerulisi elemente, künnavad kiilusid, panevad neid kiilu otsad kokku, teevad ühendusvagu, teevad samamoodi lõpuvagu. Need kõik need elemendid tegelikult võiksid kajastuda ka argikünnis. Ehk et õppida on siit palju, tase on kõrge, künd paistab, et ei kao kuhugi, kemiseerimine väheneb, mehaaline mullatöötluse osatähtsus kasvab ja künd jääb ikkagi selleks põhiliseks asjaks, millega me seda mulda kõige paremini töödelda saame, kõige täpsemini töödelda saame, et ta on siis reguleeritav ja väga paindlik.